Tere! Siis siin Alan Proosa näitusel armastuse võitlingu, hurma ja kaduvigu lood. Ja Terje Toomstu, kes Alani raamatusega essee kirjutas, õnnestus ta muuseas ka rääkida tulla näitusele ühekse loengut pidama. Terje on antropoloog, filmi Vaaria sõum, siis kaasrežissöör, üks režissööridest, üks produtsentidest ja nii edasi. Ja on oma doktoritööd kirjutanud Indoneesia transsoolistest vaariatest. Sellest mõned on ka siin Alani näitusel esimest soest. Seda on Ameerika Kongressis praegu kõik teevad, aga hästi kuulutavad Ameerika Kongressis. Ja annan sõna Terjele. Aitäh! Et kõigepealt ongi minu poolt tänu Indrekule ja Tartu Kunstimuuseumi meeskonnale, et te mind siia kutsusite ja aitäh ka Alanile, et sa oled oma pilgu, oma tööd siia meile välja pannud, et see on väga oluline töö olnud ja mul on rõõm pakkuda sellele teistpidist kommentaari selle tänase vestluse kaudu. Et kui me vaatame neid Alan Proosa suurepäraseid portreesid erinevatest Kagu-Aasia transnaistest, siis ilmselt me ei saa üle ega ümber sellest, et me näeme siin erakordselt palju sellist iluesitust, iluväljendust, glamuuri, spektakulaarsust, mingisugust feminiinse ilu väljendust. Ja võime ju mõelda, et äkki ilusatest inimestest või ilusatest asjadest ongi lihtne pilti teha, aga ja võib-olla oligi see ilu, mis Alanit niivõrd köitis, et ta pidevalt Kagu-Aasia suurlinnade vahet sõitis ja ikka jälle sinna tagasi läks ja sealt seda ilu oma kaamerasse püüdis. Aga tänases loengus ma püüan näidata, et selliste eneseesitluste taga on kompleksne süsteem oma ajalooliste, piirkondlike ja sotsioloogilise antropoloogiliste eripäradega. Ning et paljustki peegeldavad need väljendused soovi kuhugi kuuluda ning ilmselt samavõrd ka soovi olla aktsepteeritud oma isiksuses. Et täna räägin Kagu-Aasia transnaiste igatsusest olla ja igatsusest kuuluda. Ja kuigi ma puudutan ka Kagu-Aasia transnaisi üleüldisemalt ja toon ka mõningad viited Taile, siis minu suurem osa jutust keskendub Indoneesia transnaiste kogukonnale, variadele, kuivõrd see on siis koht, kus ma olen ise pikemalt elanud, mida ma olen ise pikemalt uurinud. Nagu Indrek juba mainis, kunagi sellest ka dokumentaalfilmi teinud koos Kivaga Varia Zone'i nimeline dokfilm aastast 2011 ja siis märksa suurem projekt, mis oli minu doktori väitekiri, mille ma kaitsesin natuke rohkem kui aasta tagasi siin Tartu Ülikooli etnoloogia osakonnas. Aga tõtt-öelda ma pärast seda kaitsmist ei olegi oma doktoritööst rääkinud. Nii et saame näha, kuidas järgnevad 30-40 minutit mul õnnestub see suur ja minu jaoks väga köitev ja mitmetahaline teema lihtsas keeles kokku võtta. Kuivõrd mu emagi on siin täna kuulamas, siis ma püüan seda teha niimoodi, et see oleks kõik mingil määral mõnusalt mõistetav ka. Aga Kagu-Aasias on sootransgressiivsetel praktikatel ja identiteetidel väga pikk ajalugu. Et need juured võivad ulatuda tagasi sinna hinduistlikesse, budistlikesse perioodidesse, mis kestsid Kagu-Aasias väga pikalt, aga andmeid, reaalseid viiteid sellele, et sootransgressiivsed praktikad või identiteedid esinesid kuninglikes õukondades või etenduskunstides või mingitel spirituaalsetel positsioonidel, et andmed selle kohta pärinevad juba varamodernsest perioodidest. Ja mingis mõttes need inimesed või need praktikad, need olid kui pühad mediaatorid meeste ja naiste vahel sageli. Ja vähestel puhkudel on need traditsioonid tänaseni säilinud.
et võib-olla üksikute näidetena, kus on olnud pikem kultuuriline traditsioon, on näiteks Indias elavad hijrad, Mehhikos zapoteekide kultuuris mužed, Samoal fa-fafined, Tongal fakaleitid või leitid, Brasiilias ja mujal Lõuna-Ameerikas travestid, aga millegipärast just Kagu-Aasias on need transnaiste identiteedid justkui kõige silmapaistvamad võrreldes muu maailmaga. Et Kagu-Aasias me teame, Filipiinidel tuntakse neid pakladena, Indoneesias variadena ja Tais katõidena. Ja Tai katõid on siis tõesti sellel näitusel ka siin suuremas osas portreteeritud. Aga miks see nii on? On arvatud, et need praktikad või identiteedid on viidanud väljendamata homoseksuaalsele tungile. Aga antropoloogid on ka näidanud, et asi võib olla ka milleski muus. Asi võib olla ka seotud sellega, kuidas üldse sugu mõistetakse Kagu-Aasia kultuurides. Et varamodernsed kosmoloogiad ei kujutanud sugu mitte niivõrd tingimata seotud kehaliste eripäradega, vaid pigem millenagi, mis on justkui omane universumile. Ja see universum siis jaguneb energeetiliselt feminiinseks ja maskuliinseks ning teatud puhkudel on võimalik seda binaarsust ületada, kas või kehaliste praktikate kaudu. Ja seejuures ei ole suguga nii jäigalt seotud suguelundite või füsioloogiliste sootunnustega, nagu meil siin läänes on pigem see, vaid et ta on just nimelt universumile omane nähtus. Ja sellised kosmoloogiad võimaldasid esiteks naistel omada võrdlemisi olulist positsiooni ühiskonnas, aga teiselt poolt lõid need ka tingimused selleks, et said tekkida sellised positsioonid ühiskonnas, mis on nagu šamanistlikud või positsioonid või preestrid, kes oma isikus koondavad sootunnused. Ja kõige kuulsam näide sellisest nähtusest, nii-öelda androküünsed šamaanid või preestrid, pärineb Lõuna-Sulawesilt bugide rahva hulgast, kus siis selliseid inimesi tuntakse pishudena. Ja nad on tänaseni säilinud. Mõnel puhul üsna vähe on need pishusid veel tänapäeval elus, aga nad on veel olemas. Ja bugide kultuuris eristatakse 5 eri sookategooriat. On mehed, naised, aga on ka tšalalaid ja tšalabaid. Tšalalai on sündinud naine, kes väljendab ennast maskuliinselt, ja tšalabai on sündinud mees, kes tunneb ennast naisena, väljendab ennast naiselikult. Ja tšalabai on siis mingis mõttes kohalik ekvivalent Indoneesia rahvuslikule variale. Ja siis on see 5. kategooria pishu, kes justkui oma olemuses ühendab need 14 sookategooriat selleks, et olla paremas ühenduses teispoolsusega, olla paremas ühenduses Jumalaga, sest me ei tea, mis sugu on Jumalad. Et mul on õnnestunud kohtuda oma välitööde käigus ka 5 pishuga, nendega intervjuusid teha, kuigi nad indoneesia keelt ei räägi, siis oli vaja kasutada tõlki. Aga nüüd tänapäeval on see pishude olemus ka natuke muutunud, et sellest on saanud ka nagu paljudest vanadest traditsioonidest selline kergelt kaubastunud versioon, nii et kui te kunagi peaksite juhtuma Lõuna-Sulawesi reisima, siis võitegi näha näiteks neid samu tšalabaisid, kes siis etendavad pishut, nad tantsivad sellise siiruviirulise püstodaga ja panevad seda oma südame vastu või oma käe vastu, näidates, et pishud on läbistamatu jõuga. Aga üldiselt pishud teevad tseremooniad näiteks, kui riisilõikus toimub, oluliselt sellised kogukondlikud riitused, aga nad võivad sulle anda ka nõu, kui sa tahad midagi teada oma tuleviku või oma küsimuste kohta. Neil on kodus altar ja selle kaudu nad siis suhtlevad jumalatega. Aga miks siis või kuidas see nii läks, et need iidsed transidentiteedid või praktikad on kuidagi ära kadunud või nende asemel on tekkinud uued identiteedid?
Seda saab seletada ennekõike koloniaalvõimu mõjuga. Et Indoneesias teatavasti oli pikk Hollandi koloniaalperiood, mujal Kagu-Aasias valitsesid ka britid ja prantslased ja nemad tõid endaga kaasa tolleaegse Euroopa väärtusruumi ja need väärtused puudutasid ka soorolle. Kui me mõtleme kas või näiteks viktoriaanliku moraali peale, siis seal oli väga täpselt paika pannud, milline on mees, milline on naine, mehel oli võimalik õppida ükskõik millised elualasid, naine pigem istus kodus, tegi näputööd ja mängis klaverit. Samamoodi sellise viktoriaanliku moraali järgi igasugune seksuaalselt vabameelne käitumine, seda käsitleti liialdavana ja see oli taunitud. Ja samamoodi Indoneesias hollandlased, et kui hollandlased läksid sinna ja vaatasid, et mis jama siin toimub, et nad tõid endaga kaasa siis sellise soolise binaarsuse, naise rollid ja meeste rollid ja kuna loomulikult, kui sa oled kolonisaator, siis sa oled teatud võimu suhtes nendega, keda sa valitsed ja sealt siis kandus ka siis selline võimusuhe üle ja sellist soolist erinevust hakati nägema ka sellise tsiviliseerituse märgina. Ja et me võime ju ka mõelda, et Tai oli ju ainuke Kagu-Aasia riik, kus ei olnud koloniaalvõimu, aga samamoodi Tais sellist sookultuuri muutust mõjutas väga palju koloniaalvõimu mõju. Et just nimelt britid ja prantslased olid teinud selliseid kriitilisi märkused, et mis mõttes teil naised ja mehed käivad praktiliselt ühtemoodi riides ja selle peale siis kohalik eliit reageeris põhjaliku sookultuuri ümberkorraldusega ja sest et just nimelt sellist soolist erisust seda nähti tsiviliseerituse märgina. Aga nüüd teine laiem nähtus, mis mõjutas seda, et said tekkida sellised tänapäevased transidentiteedid, on turukapitalism. Et esimesed märgid või esimesed viited inimeste kohta, kes olid meeste kehades, käitusid nagu naised, olid kuskil sadamate piirkondades, turul, müüsid mingisugust väike kaupa, olid meelelahutuslikus positsioonis, pakkusid ka seksitööd või pakkusid kaubanduslikus vormis seksi, et esimesed viited selliste inimeste kohta pärinevad Indoneesiast umbes 19. sajandi keskpaigast. Ja mis samal ajal veel toimus, oli 19. sajand oli Kagu-Aasias ikkagi kõige sellisem võimsam koloniaalaeg, kus see võim oli kõige tugevamalt ennast kindlustanud ja toimus ka väga palju sellised moderniseerumise protsesse. Ehitati sildu, teid, kaevandused, istandused ja kõik need objektid nõudsid päris palju meessoost tööjõudu. Ja kui need meessoost tööjõu massid liikusid nendele objektidele, siis, ja nad olid oma perekondadest eemal, oma naistest eemal, siis sealt tekkis ka selline nihe traditsioonilisest seksuaalsusest kaubandusliku seksuaalsuse poole. Ja üsna pea hakati ka nägema seksitööd nii-öelda paratamatu pahena, et ta lihtsalt oli olemas, ta teenindas neid mehi, kes olid kaugel oma peredest, oma naistest ja töötasid seal. Ja see oli ka selline kontekst, kus siis variad, ütleme, et tol ajal olid nad tuntud panšidena, et kus leidsid ka oma niši. Indoneesia kuulutas välja iseseisvuse 1945. aastal ja üsna pea pärast seda ilmusid rahvusliku kujutelmaga needsamad panšid. Nad tekitasid ka seejuures ärevust. Muidugi iseseisvumisega seonduvalt tekkis ka selline uus sookultuur, mis oli siis seotud reproduktiivsusega, mis siis teenib rahvuslikke eesmärke ja selles mõttes juurutati selliseid soorolle, aga selle käigus omasid need transnaised Indoneesias üha suuremat nähtavust. Ja Indoneesia ühe pikaajalise presidendi, ühe autoritaarse presidendi Suharto võimu ajal, Suharto oli võimul aastatel 1968 kuni 1998, et tema võimu ajal aastal 1978 kuulutati välja termin varia.
Enne seda kasutati kuskil 10-20 aastat terminit vadam, mis tuli sõnadest varia Adam, või Juanita Adam, vabandust. Juanita tähendab naist, Adam teatavasti prohveti nimi. Ja see olevat olnudki nii, et religiooniministrile ei meeldinud see, et neid inimesi nimetatakse sellise nimetusega, mis sisaldab prohveti nime. Ja seepärast siis president 1978. aastal kuulutas ajalehe artiklis välja uue nimetuse varia. Juanita Bria, mis tähendab siis naine, mees, Juanita naine, Bria mees. Ja sealt see nimetus varia, mis on käibel tänapäevanigi. Samal ajal Tais, kohe pärast teist maailmasõda tekkis rida erinevaid sooja seksuaalsuse identiteete. Et näiteks olid dommid ja diid, mis on selline ekvivalent lääne butch-femme konstellatsioonile. Olid ka geid ja see oli ammu enne Stonewalli mässu ja mis oli siis väga märgiline sündmus Ameerika seksuaalvähemuste õiguste nõuetest 1968. aasta Stonewalli mäss ja samuti olid ka katõid. Ja Tais oli see siis tõesti see budistlik kultuur, mis võimaldas nii-öelda sellist suuremat aksepteerimist ühiskonna poolt, või oli see ka siis Vietnami sõja kontekst, sest et Ameerika sõduritel oli just Tai peamine vaba aja sihtpunkt, kuhu nad läksid puhkama. Ja samuti mõjutas seda ka rahvusvahelise turismi kasv, aga nendest tingimustest kuidagi need taigad tõid tõesti kehtestasid ennast ühiskonnas justkui kolmanda soona ja nad on oluliselt rohkem Tais aktsepteeritud kui teistes Kagu-Aasia riikides, rääkimata muust maailmast. Aga Indoneesias ei läinud need asjad nii lilleliselt. Et kui Suharto kukutati võimult, see oli 1998. aastal, Indoneesias toimus demokraatlik pööre, autoritaarsest režiimist liiguti demokraatia poole, siis tõi see ühtlasi kaasa ka selliste radikaalsete islamistlike organisatsioonide nähtavuse kasvu ja need organisatsioonid võtsid oma agendasse küsimused seksuaalsusest ja moraalist. Võib-olla, kui ma seda täna räägin, siis see kõik kõlab võib-olla natuke isegi tuttavalt, kui me mõtleme kas või selle peale, mis on viimastel aastatel toimunud Euroopas või kas või siinsamas Eestis. Aga Indoneesias pärast seda 1998. aasta demokraatlikku pööret hakkasid need organisatsioonid, need radikaalsed islamistlikud organisatsioonid ründama üritusi, kus käisid koos variad või geid või inimõiguste teemaline konverents toimus või toimus variade iludusvõistlus või toimus mingisugune terviseteemaline rahvusvaheline sündmus. Et sellistel üritustel, mis tegelesid siis LGBT kogukonna inimeste õigustega, nad võisid arvestada sellega, et nende ukse taha võis tulla umbes 100 valgetes rüüdes ja suurte matšetadega inimesi, kes karjusid neile, et te olete kõik patused, te olete saatanast ja teil tuleb siit kohe laiali minna, sest et see ei ole üldse mitte, et see on patt, mis te teete. Ma ei tea, et nendel üritustel oleks toimunud mõrvasid, aga nendel üritustel on toimunud verevalamisi ja ma olen kuulnud väga šokeeritud mälestusi nendelt inimestelt, kes on olnud sellistel sündmustel. Ja selle dekaadi jooksul toimus selline järk-järguline seksuaalsuse politiseerumine. Et seksuaalsusest muutuski poliitiline mängumaa, kus siis justkui Indoneesia tulevikku mängiti välja. Et loomulikult samal ajal toimus ka Facebook, Indoneesia muutus rohkem avatuks ka rahvusvahelistele diskursustele, et ühelt poolt selline islamistlik radikaliseerumine oli ikkagi väga väike selline üks äärmus, et teiselt poolt toimus ka selline pidev nii-öelda avatus ja mitmet laadi areng ka LGBT inimestele. Aga siiski kogu sellise survestatuse tagajärjel muutus olukord inimeste jaoks, kes niigi
pidid enda eest pidevalt seisma või kes niigi kogesid pidevalt oma vanemate poolt seda, et neid ei mõistetud või neist ei saadud aru, seda ikkagi seostatakse valdavalt Indoneesias siiamaani stigmaga, patuga, et nendel inimestel muutus see olukord päris palju raskemaks. Ja 2016. aastal toimus selline viimane suurem tagasilöök, kus selline tagakiusav, vägivaldne diskursus või meelestatus liikus laiemasse ühiskonda, et ta ei olnud enam nii kitsalt nende radikaalsete islamistide käes, vaid juba mitmed teised konservatiivsed inimesed hakkasid tegema selliseid etteheiteid või et üritati panna kinni LGBT organisatsioonide kodulehekülgi. Endine kommunikatsiooniminister tweetis Twitteris, et kui te kohtate geid tänaval, siis teda tuleb tapke nad. Et juhtus tõesti selliseid asju, et kogu selle olukorra taustal muidugi süvenes trend, mis oli juba varemalt olemas, et paljud variad, või ka geid, kes on teismelised ja nad leiavad, et nad ei saa oma vanematelt, oma perekonnalt tuge või nad ei saa ennast väljendada, nad lähevad kodust ära. Nad kas põgenevad kodust ära, sest et neid näiteks on seal pekstud või nad lähevad teise linna, et minna sinna kooli või leiavad mõne muu ettekande, minna sinna tööle, raha teenima, aga selles teises suuremas linnas on neil võimalik ennast vabamalt väljendada. Ja nendes teistes suuremates linnades nad leiavad ka omasugused, nad leiavad mõttekaaslased, nad leiavad kogukonna. Aga kuivõrd Indoneesias on näiteks hariduse omandamine väga palju tingitud sellest, kas perekond toetab, kas perekonnal on võimalik näiteks maksta kinni selle inimese õpingud, siis väga paljud inimesed jäävad haridusest ilma ja olles suures linnas ei ole neil sageli muud elatusvõimalust, kui tegeleda öises linnapildis seksuaalteenuste müümisega. Aga nende tingimuste taustal, migratsiooni, diskrimineerimise ja vägivalla taustal on kuuluvustunde igatsus kuhugi kuuluda, tunda ennast koduselt, tunda kogukonda. Et see on väga levinud emotsioon variade hulgas. Ja seda nad väljendavad kehaliste performatiivsete praktikate kaudu. Oma doktoritöös ma olen kirjeldanud kuuluvuspüüdlust kui midagi, mis toimubki sellise kehalisuse ja kujutluse pingeväljas. Et ühelt poolt on kujutlus sellest, millised kogukonnad on võimalikud, kuhu on võimalik kuuluda, ja teiselt poolt on kehaline praktika, mis püüab siis nii-öelda väljendada seda igatsust sinna kuuluvustunde poole. Et loomulikult on kuuluvus ennekõike vahetu omaksvõtt kogukonna poolt, et ma tunnen, et jah, need on siin minu inimesed, see on minu perekond või need on minu sõbrad, et see on minu kogukond, aga teiselt poolt me ju kogeme ka kuuluvust mingisugustesse kujuteldavatesse kategooriatesse. Kuulsam neist või nii-öelda enim neist kogetav on näiteks rahvus, millest on kuulsalt kirjutanud Benedict Anderson, kes kusjuures oma idee kujuteldavates kogukondades töötaski välja Indoneesia põhjal. Ja meie samamoodi, et võib-olla me mõtleme, et me oleme eestlased, me tunneme, et me kuulume justkui eestlaste gruppi, aga samas loomulikult me isegi oma elu jooksul isegi Eesti on nii väike riik, me ei kohtu ilmselgelt kõikide eestlastega, et me ei ole kõikidega, ei tunne nagu, et me oleme nagu omad inimesed ja ilmselt suurem osa nendest teistest eestlastest meil on väga paljudes küsimustes väga erinevad arusaamad. Aga ometi on mingisugune kujuteldav kogukond, millest inimene tunneb ennast osa ja siis ta väljendab ennast teatud moodi. Muidugi see, kuidas võib-olla me väljendame oma kuuluvust eestlaste kujuteldavasse kogukonda, et see on omaette loengu teema, aga Indoneesias näiteks olla indoneeslane, see võib tähendada võrdlemisi selliseid implitsiitseid asju, nagu et sa räägid indoneesia keelt või mis nime sa paned oma lapsele või et sa kannad näiteks pearätikut, mis on selline praegusel hetkel domineeriv moetrend, küll islamistlikust esteetikast kantud, aga nii see on. Et kui üks naine tahab olla selline tavaline Indoneesia keskklassi naine, siis teatud puhkudel, ütleme, et valdavalt temalt eeldatakse seda, et ta kannab pearätti. Aga see selleks.
mida ma püüan ka väita nüüd selle loenguga on ka see, et need praktikad variade jaoks on sageli strateegilised vahendid, et need praktikad kuuluda mingitesse kujuteldavatesse kogukondadesse, on strateegilised vahendid, millega taotletakse kohalikku omaksvõttu. Aga ma jõuan sinna kohe varsti. Aga nüüd korraks veel kord lähme tagasi variade juurde. Mis on variad, kes on variad? Nad on meeste kehadest sündinud ja nad tunnevad ennast naistena. Nad tihti väljendavad ennast sellega, et neil on naise süda või naise hing ja eelkõige just naise hing. Indoneesia keeles siis jiwa wanita, naise hing. Ja samas jälle see, kuidas nad väljendavad ennast naisena, see on paratamatult seotud sellise performatiivse praktikaga, millest on väga kuulsalt kirjutanud Judith Butler, kes on kirjeldanud siis sooperformatiivset praktikat sellise pideva ringluse, pideva sellise tsiteerimiste praktikatena, sest et sood teatavasti ei ole ju midagi, mis on ilmselgelt paika pandud, et me võime küll mõelda, et ma ju tõesti tunnen, et ma olen naine või ma tõesti tunnen, et ma olen mees, aga samas see viis, kuidas ma mingil ajahetkel mingis kultuuris väljendan ennast naisena või mehena, on ikkagi väga palju seotud just nimelt sellest mingist ajahetkest ja mingist kultuuri kontekstist. Sest et see on see koht, kus toimub selline pidev viitamiste, pigev tsiteeringute ring, pigev arusaamine sellest, mismoodi olla naine, mismoodi olla mees, mismoodi käia riides, kui sa oled naine, mismoodi käia riides, kui sa oled mees, mismoodi kanda juukseid, mismoodi hoolitseda enda eest muudel viisidel. Et see on selline kultuuriline praktika. Aga ometi ei saa eitada, et ei ole olemas mingisugust kehalist tunnetust, mis on väga isiklik tunnetus selle kohta, kuidas ma tunnen oma keha. Ja variade puhul ongi see, et kehaline tunnetus on see, et nad ütlevad, et nad aktsepteerivad oma mehe keha teatud piiril tõesti, et jah, mul on mehe keha, aga ma tunnen, et mul on naise hing ja ma tunnen ennast mugavamalt, kui ma kannan meiki, kui ma kannan naise riided, ma tunnen ennast hästi, kui ma neid praktikaid teen. Et samamoodi ju võib isegi öelda, et normsoolistel inimestel, need, kes on sündinud mehed, tunnevad ennast meestena või kes on sündinud naised ja tunnevad ennast naistena, et ka nendel võib olla sageli see tunnetus oma kehast natuke erinev kui see, kes vaatab neile vastu peeglist. Et mõeldes erinevate kehakujude peale või pikkused või asjad, et tihti võib olla ju selline, mitte igal inimesel, aga osatel võib olla, et kui keegi pildistab, siis kas ma tõesti olen selline või. Et selline fenomenoloogiliselt tajutav tunnetus oma kehast võib olla erinev kui see, mis on tõesti nii-öelda nahaga ääristatud kontuurid oma sellisest füüsilisest kehast. Aga oma selles doktoritöös ma olen ka näidanud, et performatiivses praktikas on alati ka intersubjektiivsed ehk inimeste vahelised või erinevate elementide vahelised suhted ja ka afektiivsed suhted ehk siis sügavalt emotsionaalsed suhted. Ja siit saabki võibki edasi mõelda selle peale, et kuidas kuuluvustunde taotlused ongi tihti seotud kultuuriliste kategooriatega või kujuteldavate kogukondadega, mis on siis seotud sellise afektiivse sidemega millegi teisega, millegi enam, mingisuguse kohaga, mingisuguse kogukonnaga. Et sealt tekivad sellised kujuteldavad ulatused teatud ajaloolis-sotsiaalsetes kontekstides kujunenud sümbolressursside, kujuteldavate kogukondade, kartograafiate ja teiste struktureerivate üksuste poole. Aga tagasi variade juurde. Kuidas saadakse variaks? Et ma olen nüüd nende aastate jooksul, kui ma olen Indoneesias välitöid teinud, ilmselt kokku rääkinud üle 100 variaga. Et neist 49-ga ma tegin pikemat sorti intervjuud ja valdav enamus neist ikkagi räägivad sellest, et neil tekkisid mingisugused teistsugused kogemused ja teistsugused tunded juba väga varasest lapsepõlves 3-4-aastaselt. Nad meenutavad seda, kuidas nad mängisid nukkudega või nad meenutavad ka seda, kuidas naabrinaine või naabrimees või küla peal keegi ütles neile, et see laps, temast saab ilmselt panši. Et ka just kui teised sageli märkasid, et see laps on teistsugune. Võtame ühe varia,
kellega mul oli õnn kohtuda, väga selline energeetiline või selline võimas varia, nimetame teda putriks, mis on, kusjuures tähendab sanskriti keeles printsessi. Et ta on sündinud 1980. aastal Surabayas, mis on Indoneesia teine suurim linn. Ja ta meenutas seda, kuidas ta lapsepõlves mängis nukkudega, mitte mänginud jalgpalli. Ja kuidas tedagi kutsuti naabrite või tuttavate poolt punchiks. Ta õppis islamistlikus internaatkoolis ja sealt ta meenutab, kuidas tal olid mingisugused seksuaalsed läbikäimised teiste poistega. Et islamistlikus internaatkoolis on teatavasti sooline segregatsioon ja kusjuures seda on mitmed meenutanud, et sealt toimusid nende esimesed seksuaalsed kogemused. Ja nüüd ma tsiteerin seda. Nad tegid mulle, nagu ma oleksin nende jaoks naine. Ja sellest ajast peale ma tundsin, et mu jumal, kas see tähendab, et ma olen naine, et ma olen gei, et ma olen transsooline. Ma ei teadnud, mida see minu jaoks tähendab, aga ma liikusin oma eluga edasi. Ja niisiis ta liikus oma eluga edasi, pärast kooli lõpetamist ta kolis Balile, et selleks, et ennast paremini tundma õppida, kolis oma vanemate linnast siis ära ja ta püüdis seal hakkama saada. Ja ta asus tööle sellisesse klubisse, kus toimusid drag queen'i show'd, lip-sync show'd, mis tähendab siis seda, et mängib mingisugune tore popmuusika lugu ja nad liigutavad suud ja laulavad seda kaasa ja on sellistes bravuurikates, feminiinsetes riiekates. Ja siis Putri kirjeldaski, et ta tundis ennast meigiga mugavalt ja sealt maalt edasi ta hakkas ennast identifitseerima variana. See, et erinevalt tema sõpradest, teised, kes töötasid seal drag queen shows, meeldis talle ka päeval meigiga käia. Et see on üks näide sellest, kuidas sellist kujunemist variaks, et kuidas selles kujunemisloos on sees nii seksuaalsed kogemused, seksuaalne läbikäimine samast soost inimesega, kui ka siis mingisugused käitumuslikud või välimust puudutavad aspektid. Et nii siis nagu sugu kui ka siis seksuaalsest puuduvad aspektid või siis romantilised tunded samast soost inimeste vastu, et paljud on kirjeldanudki seda, kuidas neil koolis lihtsalt, et oli pinginaaber ja tekkis selline teistsugune tunne või ja nii edasi. Et Indoneesia variade puhul tõesti nad on mõlemad aspektid tavaliselt mängus. Küll aga ei tähenda see veel kaugeltki, et need inimesed identifitseeriksid ennast tingimata juba variana. Et paljudel puhkudel, kuigi nad kogevad lapsepõlves seda, et nad on nagu teissugused või neil tekib mingisugune, nad armuvad juhuslikult oma klassivenda, et see ei piisa, sellest ei piisa, aga tihti, mis toimub, on see, et nad kirjeldavad seda väljendiga, et nad justkui kukkusid variade maailma või nad langesid variade maailma või nad sisenesid variade maailma. See toimub tavaliselt just siis, kui nad on läinud oma vanemate juurest ära või oma kodukülast ära, lähevad suurde linna ja seal kohtuvad teiste variadega, kes on tavaliselt neist vanemad, kellel on juba kogukond ja siis nad nii-öelda nagu kukuvad sellesse variade maailma. Seda maailma väljendit kasutatakse Indoneesias muidugi ka muudel puhkudel, et see ei ole ainult, et variigadel on oma maailm, et ka näiteks salongitööd võib kujutada oma maailmana või siis ka ööelu võib viidata maailmana. Et seda kasutatakse küll palju, aga see on lihtsalt nii huvitav, kuidas variad tõesti nagu märkavad seda, et siis ma nii-öelda sisenesin variade maailma. Ja et see variade maailm ongi selline sotsiaalne, see on ka kujuteldav maailm, kujutlus sellest, et on olemas selline maailm, aga see on ka samavõrd performatiivne, sest et selles variade maailmas tõesti variadel on oma släng, neil on omad väljendusviisid, neil on, vahetavad üksteisega näiteks esteetilisi ideid, kuidas riides käia, kuidas meikida, kuidas juukseid panna. Et see variade maailm võib avaldada ka teatud paikades ja Indoneesias on ta kõige ilmsemalt, kus see variade maailm avaldub, on ilusalongides, kus väga paljud variad töötavad juuksuritena, meikeritena ja teine koht, kus see avaldub, on ööelu kontekst. Teatud tänavaruumid, teatud tänavad
öises suurlinnades, kus siis koguneb teatud hulk, vahel mitusada variat. Ja kui me neid pilte siin Alani näitusel ka vaatame, et siis tundub, et sageli on Alan ka kohtunud nende inimestega just sellistes ööelupaikades, kus nad on. Ja nendes ööelupaikades toimub ka päris palju seksitööd. Aga see kindlasti ei ole raha teenimine või sellise kaubanduslik seks ainuke eesmärk, miks sellised kogunemised öösid toimuvad. Et ühelt poolt on see võimalus ennast ka väljendada. Kui sa elad ühiskonnas, kus domineerib islami moraal, kus naised valdavalt päeval on kinni kaetud pearätikuga, siis ööelu võibki olla see koht, kus sa saad väljendada enda sellist ekstravagantset, glamuurset, feminiinset väljendust, kanda kõrget kontsi, lühikest seelikut, toppi ja nii edasi. Teiselt poolt on see koht, kus tulla kokku sõpradega ja rääkida, vahetada päeva uudiseid. Et sellepärast käivad väga paljud variad öösiti väljas. Aga sageli see seks, mis seal toimub, ei ole ka ainult rahaline või et see ei ole alati sel eesmärgil, vaid tihti on ka variad need, kes valivad endale need mehed, kellega nad tahavad kaasa minna. Ja tihti paljudele variadele on see ka üks väheseid võimalusi üldse, kus kohata mehi, kes on huvitatud neist kui naistest. Et selles mõttes on see ööelu oluline eneseloome ruum, see on selline oluline oma maailmaruum, sest et on võimalus kinnitada iseenda subjektsust, iseenda isikust nendes suhetes erinevate teistega. Olgu need siis mehed, kellele nad on atraktiivsed, olgu need siis teised variad, kellega nad tunnevad kogukondlikku kokkukuuluvust, aga samavõrd on see ka sellised rahvusvahelise meediamaastiku illusoorsed lubadused, olla osa Indoneesia või siis Kagu-Aasia sellisest tarbimiskultuurist, tunda ennast metropoli kuningannaga. Et see annab ka võimaluse projitseerida end sellise rahvusliku kultuuri taustale. Ühel nendest õhtutest, kus ma käisin seal just Yogyakarta Indoneesia panga ees, mis on üks Yogyakarta linn, oli minu põhiline kodulinn Indoneesias ja seal Indoneesia panga ees oli üks selline öine kogunemiskoht. Ja ühel sellistest õhtutest, kui ma tegin seal, hängisin, tegin välitöid, kohtasin ma ühte variat, nimetame teda Nailaks. Ja ma alguses ei tulnud Nailat üldse ära. Ma olin olnud just 3 kuud ringreisil Sulavesil ja Papual ja siis vaatan, et Naila, tõesti, ta oli värvinud oma juuksed blondiks, ta klõbistas kõrgetel kontsadel, tal olid juuksed pikendused, ta oli ennast imeilusalt üles mukkinud, aga mina mäletasin teda pigem tagasihoidliku tütarlapsena, kes hoidis nagu pigem teiste taha ja oli kuidagi kurb ja nüüd ta tol õhtul siis niimoodi säras. Ja siis ta oli natuke tipsutanud ka ja siis ta räägib niimoodi, et need viimased kuud ma käisin Austraalias, ma käisin Melbourne'is, ma käisin Sydneys, ma käisin Singapuris ja ma käisin ka Bangkokis ja igal pool ma olin lonte. Lonte tähendab siis lõbutüdrukut. Ja niimoodi ta rääkis endast ja loomulikult ma sain aru, et ta tegelikult nendes kohtades ei käinud. Aga see oli see unistus, mida ta lubas endale, selline performatiivne väljendus sellest, et ta võiks olla selline kõrgem oma klassi eskort tüdruk, kes reisib nendes kohtades ringi, et oma unistustest ta põhimõtteliselt käiski seal. Ja see ongi see kaugete kohtade sümboolne väärtus. Et Indoneesias või seal variad tihti nagu ütlevad ka, et see ööelu, see on planet Bangkok. Et nad kujutavad ette, et Tai on nagu see, kus toimub selline tõeliselt lahe ööelu, selline metropoli ööelu, kus variad tunnevad ennast vabalt ja siis nad identifitseerivad ennast sellega. Ja kui mõelda variade või teiste transnaiste migratsiooni peale,
siis tihti minnakse ju teise kohta ka selleks, et otsitakse seda kodutunnet, otsitakse kuuluvust ja tihti selle kuuluvuse selle kodutunde metafooriks on keha. Nad otsivad kohta, kus nad saaksid ennast väljendada vabamalt. Ja nii ongi, et toimub selline mitmesugune migratsioon, et väikestest küladest, kus ei ole selliseid ööelukohti, liigutakse suurtesse linnadesse. Samamoodi Indoneesias toimub pidev migratsioon kohtadesse, kus liigub rohkem raha või kus on sellised suuremad linnad, kus toimub ka ööelu ja samas siis oma kujutlustes reisitakse juba sinna Bangkoki või Ameerikasse. Aga ühesõnaga see ööelu teema kokkuvõte, et see on jah selline kehalise maailmaloome paik selleks, et luua endale elatavamaid elusid ja tihti need elatavamad elude loomine toimubki läbi selliste kujuteldavate või performatiivsete praktikate. Aga samas on see siiski väga problemaatiline ka, et ikkagi seksitöö on paljude jaoks ainuke elatusvahend, on majanduslik sõltuvus sellest praktikast ja mingite andmete järgi on ka 25% variadest HIV-positiivsed. Et see ei ole üldse mitte lihtne küsimus, ja lisaks, kui me räägime ka sellisest rahvusliku kuuluvuse taotlusest, siis just nimelt see seksitöö võib olla see probleem, miks variadel on raske leida sellist rahvuslikku tasandi aktsepteerivust, arvestades domineerivaid moraalinorme. Aga niisiis, kui nüüd kuuluvustunde peale korraks veel mõelda, et on kujuteldavad kogukonnad nagu rahvus, aga on erinevad tasandid, et võib olla ka see rahvusülene kuuluvus. Ja et selleks, et see kuuluvuspüüdlus oleks mõistetav, on vaja justkui nagu mingit auditooriumit. Et kui ma tahan kuuluda sellesse gruppi siin, siis see auditoorium peab mõistma minu soovi kuuluda, seda, kuidas ma ennast projitseerin oma kehaliste praktikate kaudu. Aga see auditoorium võib olla ka kujuteldav. Et näiteks kui see Naila räägib oma sellisest transnatsionaalsest elustiilist, mida ta ette endale kujutab, et siis see auditoorium ei ole ju ometi kuskil metropolis, vaid see auditoorium on tegelikult teised variad, kes on tema ümber ja ka tema ise. Ta räägib iseendal seda lugu iseendast, olles selline kõrgema klassi naine, kellel on võimalik reisida kõikidesse nendesse vägevatesse kaugetesse kohtadesse nagu Sydney või Singapur. Et see on ka näide sellest, kuidas see seesmine ja välimine praktika on pidevalt omavahel seotud, et kehaline praktika võib olla ka vahendiks, millega kultiveeritakse või millega kasvatatakse ja mõjutatakse seda seesmist isiksust. Et selline kommentaar selle performatiivsuse mõistmise kohta. Aga nüüd kehaliste praktikate kaudu kuuluvuse taotlemine tuleb ehk veel huvitaval kombel ilmseks, kui me mõtleme Papuas elavate variade peale. Et Papua on Indoneesias ilmselt kõige marginaalsem piirkond, see on kõige kaugem, kõige kultuuriliselt erineva piirkond, mis asub seal kaugel idas. See on siis pool Uus-Guinea poolsaarest. Ja ajalooliselt, kui Indoneesia sai iseseisvaks, siis Papua jäi mõneks ajaks hollandlaste võimu alla selle mõttega, et Papuas on inimesed teistsuguse kultuurilise taustaga. Nad ei ole nagu malai kultuurisfääris nagu ülejäänud Indoneesia, vaid nad on pigem Melaneesia kultuurisfääris. Et seepärast alguses arvati, et Papua saab iseseisvaks. Aga kuidagi selle külma sõja kontekstis ja mingite Indoneesia majanduslike huvidega seonduvalt sõlmiti 62. aastal New Yorgi kokkulepe Hollandi ja Indoneesia vahel ja sellele järgnes Indoneesia sõjaväe siis sissesõit või sissetung Papua aladele. Ja mingis mõttes see Papua annekteeriti. Tehti küll hiljem selline hääletus, kus siis Papua eliit justkui hääletas, et jah, nad tahavad liituda Indoneesiaga, aga selle taga on väga keeruline poliitiline olukord, et väidetakse, et see ei olnud üldse mitte vabatahtlik. Aga see selleks.
mis sellele järgnes, oli suur migratsioon teistelt Indoneesia saartelt Papua aladele, kuna Papua on Indoneesias üks maavarade mõttes üks jõukamaid piirkondi. Seal asub ka maailma suurim kullakaevandus muide. Ja selle migratsioonilainega koos liikusid sinna ka variad teistelt saartelt. Nad liikusid sinna ja nad avasid tihti oma ilusalonge ja hakkasid siis nii-öelda Papua põlisrahvale näitama ilukultuuri. Ja iroonilisel kombel tänaseks on kõige tasuvam teenus, mida variad seal Papuas ilusalongides pakuvad, juuste sirgendamine. Sest nimelt Papua põlisrahvastest inimesed on oluliselt tumedama nahaga ja ka krässus juustega, erinevalt siis muust Indoneesiast, kus on pigem heledamat tüüpi nahk ja sirged juuksed. Aga see heledamat tüüpi nahk ja sirged juuksed on seotud ka Indoneesia domineeriva iluideaaliga. Ja nüüd olen mina Papual 2015 aastal ja olen ühes Sorongi nimelises linnas, kus oli ka päris palju sellist nagu metropoli stiilis nii-öelda õhkkonda, kuigi ta on üsna väike linn, sest Papua linnad on ikkagi väiksed, see on Indoneesia kõige hõredamalt asustatud piirkond. Ja selles kogukonnas, selles variade kogukonnas on üks Papua põlisrahvusest varia. Nimetame teda Saktiks. Ja see Sakti on üsna häbelik, aga on näha, et ta püüab teiste variade heakskiitu. Teised variad nimetavad teda, sa oled Miss Angola. Nimelt aasta varem oli troonitud Miss Universumiks Miss Angola. Angola riigis siis kes siis võitis Miss Universumi. Ja see oli loomulikult Papua variadele teada-tuntud fakt ja kuna Sakti keha oli oluliselt tumedama nahaga, siis tema sai endale ka tiitliks Miss Angola. Ja Sakti muidugi vastas sinna vastu, näitas oma puusi ja nii-öelda püüdis olla, aga oli näha, et ta oli ikkagi tol ajal väga ebakindel ja natuke kurb ja segaduses oma olukorra pärast, et ta oli 2 aastat varem jooksnud ära oma kodukülast Piaki saarelt, kus tema isa oli teda peksnud ja siis ta põgenes sinna Sorongi linna ja siis ta ütleski, et ja siis kohe sisenesin variade maailma. 3 aastat hiljem lähen tagasi Sorongi linna, vaatan, kus siis Sakti on ja näen, et temast on saanud selline tähelepanu keskpunkt selles kogukonnas. Ta pidevalt tõmbab endale tähelepanu, ta on selline nagu paha tüdruku imagoga inimene, et temast räägitakse igasuguseid lugusid, aga ta ise on tõesti nii-öelda julge, särav, bravuurikas, selline karismaatiline inimene ja tema ütleb siis, et aga mina ei ole Miss Angola, vaid mina olen Miss Mexico. Et ta nagu leidis endale, et ta pigem nagu identifitseerib ennast selle kategooria kaudu. Ja siis enne Sorongi iludusvõistlust ta oli peegli ees ja pani ennast riidesse ja siis lööb käed puus ja ütleb, et Leila Lopez from America. Et Leila Lopez oli siis selle Miss Angola nimi, aga ta paneb ennast Ameerikasse just nimelt. Ja see Ameerika tähendus juhtus ka minu isiklikus kogemus väga huvitaval kombel, et Jayapura linnas, mis on siis tõesti piirilinn selle Uus-Guinea vahel, seal ma istusin ühe varia salongis ja siis pidevalt läksid naabrite salongist mööda, märkasid, et välismaalane istub siin salongis, küsisid, kes ta on. Ta on Cheche Dari Estonia, Ibukota Ameerika, mis tähendab siis, et ta on Cheche Eestist Ameerika pealinnast. Et ma olin küll Eestist aga et selleks, et asi oleks selge, ta paigutas mind Ameerika pealinna, sest et see on ju ometi sümbolressursina oluliselt tugevamal kohal. Et see varia tol hetkel nii-öelda selles mõttes ta tegi seda, mis tal on vaja teha. Tal on vaja tõsta oma imidžit oma naabrite suhtes.
aga ühesõnaga Paapua rahva hulgas on selline, seal on toimunud väga kiire moderniseerumine ja need inimesed ka siis otsivad või püüdlevad oma osa sellest moderniseerunud maailmast ja loomulikult selline rohkem arenenud maailm on ülejäänud Indoneesia, mis asub siis läänes. Ja sealt on tulnud ka siis see idee edukusest Paapual, mis on seotud heleda naha ja sirgete juustega. Kui sa oled edukas, siis sul peaks olema heledam nahk ja sirged juuksed. Ja nii oli ka siis see Sakti, keda ma 3 aastat hiljem nägin, kellest oli saanud julge, bravuurikas tähelepanu keskpunkt selles kogukonnas. Tema nahk oli väga palju heledam, sest et Indoneesias liigub ohtralt kosmeetilisi vahendeid, millega on võimalik oma nahka heledamaks muuta. Ja loomulikult kannavad nad kõik kindaid ja nii edasi. Aga miks ma sellest nii pikalt räägin, on see, et see ongi see kehaline praktika, mille kaudu taotletakse kuuluvust. Sakti puhul siis ta taotles kuuluvust sellesse variade kogukonda. Ühtlasi ta taotles kuuluvust Indoneesiasse, olla indoneeslane, olla Indoneesia varia. Ja samavõrd ta siis mängis läbi ka kuuluvust sellistesse kaugetesse metropoli linnadesse. Et selline kehaline mäng või performatiivne mäng öelda peeglis, et ma olen Ameerikast, et selle kaudu ta tõstab oma kogemusliku tasandi kõrgemale sellest kontekstis, mis seda muidu ümbritseb, olles vaene, elatudes seksitööst, olles tumedama nahaga, mis vastab sellise tüüpilisele Indoneesia domineerivale ilukuvandile. Ja ka samas oma kujutlustest oli Ameerikast, ta oli kuskil metropoli kõike lubavas keskkonnas. Ehk siis, mis on teada sümboolse ressursina või mis kategooriad on teada, kuhu võiks oma kujutlustes kuuluda, seda esitatakse oma performatiivses käitumises. Ja selles väljendub see kodutunde igatsus kuhugi kuuluda. Et nii, et see ilu esitus, mida me näeme siin ka nendel fotodel, et see ei ole lihtsalt mitte ilu, vaid see on ka võimalus tunda end variana ühelt poolt, olla justkui naine, aga see on ka oluline ressurss, mille abil positsioneerida ennast ülejäänud ühiskonda. Et need glamuursed ilukuvandid, need loovad afektiivse sideme ideaalidega, mis tõstavad nende kogemuse kõrgemale neid ümbritsevatest tingimustest, viies see siis postkoloniaalsest seisundist kõike lubavasse metropoli. Ja samamoodi selline spektakulaarsus, see, et ma poseerin kaamerale kasvõi, et ka see on seotud sellise ideega meediapõhisest isiksusest. Ja võib-olla arvata ka seda, et Alani puhul see võis ka mingis mõttes olla nauditav kogemus nendele inimestele, sest keegi tuleb ja pildistab neid, nad on keegi, nad oma selle žesti kaudu, nad juba oma kujutlustes, oma kogemuses ongi nii-öelda laval ja on in the spotlight. Et niimoodi võib mõelda, et see kogemus nagu aitab kaasa sellele, et tõsta nende nähtavust ja tõsta nende sellist sümboolset väärtust. Niisiis kokkuvõttes variad kasutavad seda kontekstipõhist ressurssi, et tekitada kuuluvustunnet, aga samavõrd ka kasulikult esitleda end ühiskonnale või siis kohalikule Paapua kogukonnale, kelle omaksvõttu taotletakse, või siis meestele sekside kontekstis, kellega oodatakse kaubanduslikku vahekorda, või siis migreerunud variadele, kelle heakskiit läheb Paapua põlisrahvusest variale korda. Et seega variad püüdlevad rahvusliku ja ka rahvusülese kuuluvustunde poole selleks, et taotleda kohaliku kogukonna omaksvõttu. Aga ometi ei ole kõigil inimestel ühtmoodi eeldused, et see ka õnnestuks. Sest ajalooliselt välja kujunenud tähendusväljad ja ka rahvusülesed mõjutused panevad paika, millised soo ja ilu väljendusviisid on edukad või vähemalt millised on aktsepteeritud ning mitte kõigile pole nad ühtmoodi kättesaadavad. Ja sellega ma lõpetan ja ma loodan, et äkki teil on mõni küsimus. Aitäh!
CC tähendab? Kui sinu poolt öelda, et sa oled sealt Eestis, kus Ameerika pealinnas CC? Jah, ma nii automaatselt seda ütlesin, aga CC on mu Indoneesia hüüdnimi. Et Indoneesias ma käisingi selle nimega, et selles mõttes jah, et ma olin CC ja ma olin Eestist ja siis mind pandi ka sinna Ameerika pealinna. Kas see tuleb äkki sellest, et nad ei osanud sinu päris eesnime hääldada hästi? Jah, see nimetus tuli tõesti sellest, et nad lugesid, et üks sõber luges mu seda nime Terje ja siis ta ütles seda nagu je, tše. Ja siis ühel hetkel sellest J-tähest sai C-täht. Ja tše on Indoneesias väga levinud nimi. Olen kohanud ka Variaga, kelle nimi on tše, olen olnud salongis, mille nimi on tše. Olen olnud ka karaokel, mille nimi on tše. Tahtsin küsida selle, kui on tõesti selline islamistlik maa, et kuidas nad kindlasti osa variadest on praegu religioossed inimesed või religioosse taustaga, et kuidas nad ise selles hakkama saavad, et see võib olla, et nad ju ise tajuvad ennast nagu religioosse inimesena, et nagu võib-olla kõrvalvaataja tunneb, et nad nagu ta ei ole vapune ja edasi, aga võib-olla nad ise tunnevad hästi ennast. Jaa, see on väga hea küsimus, et sa selle tõstatasid ja ma kusjuures olen praegu just ka sellel teemal kirjutamas, kuna mu doktoritöösse sellest ei mahtunud väga palju kirjutada, aga tõepoolest esiteks Indoneesia ei ole ametlikult islamistlik riik, ta on ametlikult sekulaarne riik ja on võimalik valida 6 erineva maailma religiooni vahel ja kõik indoneeslased peavad omama oma ID-kaardil mingisugust religiooni. Aga tõsi on see, et umbes 87% indoneeslastest identifitseerivad ennast muslimitena ja nii samuti ka variad identifitseerivad ennast umbes samavõrd suures mahus moslemitena. Aga kuna väga paljud variad, nagu ma enne kirjeldasin, et nad juba teismelistena liiguvad oma kodudest või oma küladest välja ja elavad tänavaelu, et siis väga tihti neil kaob see side oma religioosse praktikaga ära. Või teine asi on ka see, et väga valdavalt avalikes mošeedes nende pihta ei vaadata hästi. Ja nad või variad tunnevad ennast ebamugavalt palvetada avalikes mošeedes. Küll aga on näiteks Yogyakarta linnas üks võimalik, et maailmas ainuke Koraani kool variadele. Nad on vähemalt rahvusvaheliselt meedias on niimoodi kirjeldatud, et on Pondok Pesantrel Khusus untuk varia, et just nagu variadele mõeldud Koraani kool. Ometi see ei ole ametlikult tunnustatud. Et kuigi neil on organisatsiooni luba on olemas, aga ta ei ole päris nagu ametlik selline islamikool nagu ülejäänud on. Ja nad peavad ka oma rahadega hakkama saama, et islami kogukond ei anna neile raha, aga õnneks on mõned imamid ehk siis islami preestrid, kes on neid õpetanud, kes käivad nende juures kord nädalas koos. Ja Ibu Shinta, kes on praegu selle liider, et tema tõesti väga palju näeb vaeva selleks, et ta räägib rahvusvahelise meediaga ja promob seda ideed, sest et tõesti suurem osa variadest identifitseerivad ennast moslemitega, aga samas nad tunnevad, et neil ei ole võimalust palvetada, neile öeldakse, et te olete patused, teie palveid nagunii Jumal ei kuule, aga et siis Ibu Shinta püüabki näidata, et tegelikult nad on inimesed nagu iga teine, inimõigus on see, et on võimalik praktiseerida oma religiooni ja nii nad seda ka teevad. Aga see on väga suur valupunkt ja see tekitab sellist ärevust ka väga paljude variade hulgas, kes töötavad näiteks seksitöötajana ja siis, et valdavalt, kusjuures nad palvetavad meeste moodi nendes riietes, mis on meestele omased, ehk siis sarong ja väike mütsikene, väga vähesed palvetavad naiste selle palvuskleidiga. Et see on ka omaette huvitav küsimus, et miks see on nii. Nad on seda mulle kirjeldanud sellega, et nad tunnevad ennast nii mugavamalt. See võib olla seotud sellega, et nad on väiksena, et nad on niimoodi harjutanud, et see on neile väiksest peale olnud mugavam.
teine asi on see, et nad, nagu ma mainisin ka sellest, kuidas variad identifitseerivad ennast, nad tihti ütlevadki, et jah, mul on mehe keha, aga mu hing on naise oma, sellepärast ma väljendan ennast ka naisena. Ehk siis sealt edasi on ka see, et ma olen sündinud siia ilma mehena, Jumal tegi minust mehe keha ja ma suren siit ilmast ka mehena, sellepärast ma oma suhtes Jumalaga ma olen mees. Ja siis nad palvetavadki meestena. Ja siis samas muudes kontekstides väljendavad ennast naistena. Aga paljud ütlevadki seda, et ilmselt Jumal on teinud minust varia, et ma olengi selline, et Jumal on meid sellisena loonud ja väga paljud neist on sügavalt religioossed. See on muidugi need vastuolud, kui nad peavad oma keha muutma, see transformatsioon, eks see, kui nad muudavad oma lindu või teevad üleoperatsioone, et see, kuidas variada see on, et kuidas nad ise, et see kogukond on ju, selles võib üks variade kogukond, aga kõik seal on erinevad inimesed, nad on erinevas etapis selles transformatsioonis ja mõned võib-olla ei muudagi ennast, eks ju, oma keha või teised peavad seda oluliseks, kuidas sellega on? Jah, Indoneesias, kus juures seostatakse ka kehalisi muudatusi või kehalisi transformatsioone patu diskursusega. Ja siis väga paljud variad on mulle niimoodi öelnudki, et näiteks silikoonisüst rindades, et see on väike patt, et sellega ma saan hakkama. Aga nüüd, kui mõelda näiteks sookorrigeerimise operatsiooni peale, ei kardan pattu. Ja Indoneesias tõepoolest, et kui ma mainisin, et ma olen tõesti rääkinud ilmselt üle 100 varia, minu teada, ma muidugi ei ole nagu nii täpselt uurinud, aga minu teada ei ole ma kohanud variat, kes oleks sookorrigeerimise operatsiooni teinud. Muidugi osaliselt on see seotud ka sellega, et Indoneesias see pole kättesaadav, see vähemalt sellisel viisil, nagu näiteks Tais on. Teiseks muidugi rahaline ressurss, et alati oleks ju võimalik, oleks raha, et lenda Taisse ja teie seal oma protseduurid, aga Indoneesias on jah, et mingis mõttes on see Indoneesia kogemus, mind ka inspireerib see mõte, et see võibki olla nagu mingi kogemus, mis ka globaalset transdiskursust rikastab just nimelt sellega, et nad mingi mõttes aksepteerivad oma keha sellena ja see on okei, et ma kannan naise riid, et mind võetakse vastu kui naisena, minu kohta öeldakse madam, ibu. Aga samas, et mis seal seeliku all täpselt on, et kelle asi see kokkuvõttes on. Aga tõesti, kui mõtleme, näiteks on ju transnäited, kes tekivad oma vahel, et see nagu, et me sageli ju lükkame sellesse normatiivsesse mudelisse, et need on nagu nii-öelda mehed, kes riietuvad naiseks, kes selleks, et seksid on mehed, aga tegelikult see variatiivsus võib olla palju suuremaks, et nad võivad seksida ka nii-öelda meestega, aga siis on ju kõik need tegelikult, see seksuaalsuste ja sugude virvar on palju suurem, eks ju, et nagu need geimehed, kes on seal ka, eks ju, nii-öelda või see kategooria on nagu palju selline haralisem, et kas sa kommenteerid seda kuidagi? Jah, selles mõttes on muidugi õige tähelepanek, et Indoneesias on ka gei-kogukond väga suur, nad ei ole muidugi nii silma paistvad erinevalt siis variadest ja loomulikult on need maailmad mingil määral omavahel seotud. On ka variased, kes ütlevad, et enne ma olin gei ja siis ma ikka saan aru, et ma olen ikkagi varia, et seal võib olla ka sellist nagu üleminekut ühes ja võib-olla ka teises suunas. Aga üldiselt ma ei tea, et oleks olnud variad, et tihti on nii, et kui varia saab vanemaks, ta ei viitsi enam tegeleda performatiivse soo loomisega. Ta kannab T-särki ja lühikesi pükse ja kõik teavad, et ta on varia. Et see ei ole nagu küsimus, et ta peab ennast kogu aeg nagu näitama, identifitseerima sellega, et see on justkui nagu jäänud niimoodi teadmisesse. Aga huvitaval kombel on see ikkagi variade identiteedi juures hästi oluline, et neile meeldivad mehed, keda nemad peavad heteroseksuaalseteks. Et neile ei meeldi geid. Et nad ütlevad, et ei geid, see ei ole see. Ja Indoneesias defineeritakse seda niimoodi, et geidele meeldivad teised geid, aga variadele meeldivad mehed.
nii-öelda noh, et see Indoneesias see kuidagi niimoodi on, aga mida antropoloogiline kirjandus ongi näidanud, et sugu ja seksuaalsus kategooriatena, et ka need võivad muutuda erinevates kultuurilistes kontekstides. Et läänes ju 70ndate lõpus, kui tehti see, et sugu ja seksuaalsus on nagu eraldi asjad, enda võivad minna niipidi risti või niipidi risti olla nagu noh, et see eraldatus on nagu lääne mõttemaailmas toimunud, et sa võid olla trans ja lesbi näiteks. Aga Indoneesia puhul on just nimelt see, et see variiaks olemise juures on väga oluline roll ka selles, et vähemalt kui ma vaatan neid definitsioone, mida mul on antud kümnete kaupa, siis väga sageli on see, et see käib enam-vähem koos, et ma olen varia, ma tunnen, et mul on naise hing, mulle meeldivad mehed, et see nagu käib üsna nii-öelda käest kätte. Kuidas seda Tais on samamoodi? Jaa, no ma mäletan, kui ma alles läksin sinna Taisse, ma olen ise ka muutunud selle 5-6 aasta jooksul. Aga siis ma mäletan ka, et ma küsiski näiteks, et mõnedki katööd küsisid, kellega ma juba flirtisin või suhtlesin, siis küsisin, you man or gay? Ja siis ma just tegis nagu hämmeldust juba selline püstitus, et mõttes kas gay või siis ka mees olla. Aga see ongi täpselt see sama, nagu straight mees ja gay, need on nagu eraldi kategooriad nende jaoks. Ja no see on samuti nii, et nagu enamasti need taigatöid ei saanud sellest aru, et üks katöi võib olla ka nagu tunda, et ta on sisse võetud teisest katöist, mis minu arust ei ole tabu ja see on nagu minu arust on see on nagu vabalt olemas ja ma olen ise tundnud selliseid asju, aga nende jaoks on see nagu tabu, et kõik rääkisid nagu kogu aeg, et 99% katöid like real man. Ära proovigi. Et nagu need on hästi marginaalised kategooriad. Ja siis mina just nagu mingi oma Euroopa ja Berliini kogemuste pealt, kus on kõik hästi mixed juba ei olda nagu nii nendest dogmades kinni. Ja siis mulle tundus ka natuke imelik see, et seal see ikkagi on kuigi hästi palju transinimesi. Aga jah, et seda variatiivsust või kuidagi hoitakse ikkagi nendest mudelitest kinni väga. Kas sa kohtusid variadega ka, keda perekonnad aktsepteerisid ja kes ei tegelenud selle seksitööstuse poole peal, vaid jõudsid elus kuskile kaugemale? Jaa, muidugi. Et noh, kas mul tuleb nüüd meelde nagu mõni selline mõnus perekond, kellega ma kohe koos olen olnud, aga seda mulle ikkagi väga palju öeldud, et nende vanemad aktsepteerivad neid ja muidugi ma olen kohtunud või suhelnud variadega ka, kes näiteks töötavad mittetulunduslikus sektoris, töötavad ka näiteks tervishoiu või siis sellise inimõiguste teemadega, kes on kunstnikud, et eks ta vaikselt ikkagi liigub sinna suunas ka nagu näiteks Tais, et kui sul on võimalik kuidagi lubada endale haridus, siis on sul võimalik ka liikuda edasi. Aga milles on probleem, on just selles, et see nii-öelda ametlik Indoneesia majandussektor, Indoneesias on nagu ametlik ja mitteametlik sektor, et mitteametlik on kõik see väike raha, mingid väikeärid tänavatel, salongid, restoranid, kõik see on nagu mitteametlik sektor, aga see ametlik sektor on siis suuremad ettevõtted, organisatsioonid, kus on sellised suured majad ja kultuur ja nii edasi, et kontorikultuur, seda pidasin silmas, et siis sinna on variadel väga raske tööd leida, et see ongi peamine probleem, et neil on nagu see klaaslagi on hästi tugev, et leida nüüd töö, kus keskkond, kus öeldakse, et ei, kui sa tahad meile tööle tulla, sa pead kandma meeste riideid, et kus seda poleks, on väga raske leida siiamaani. Aga siis ongi mittetulundussektor ja kunst, et nagu need on need, kus saad liiguda, aga muidugi väga paljud, kellel on oma salong, elavad, mitte väga paljud, aga mõned, kellel on oma salong, on tõesti töötanud selle salongi väga hästi üles, et neil on raha, neil on reputatsiooni, et sellist nagu eraäri oskavad mõned neist on ehitanud ennast üles. On kellelgi keeruline küsimus. Aga siis on hästi.
ei no rääkida võiks juba palju, aga ma näen, et inimesed ka nihelevad, et aitäh kutsumast, aitäh kuulamast ja suur aitäh kõnelemast. jah.